tere tulemast Musta kassi taru lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 2.–8. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädala alguses te olete siin täiesti täis otsustust ja nagu südikust hakata pihta. Teil on see nagu kindel siht on silme ees, te olete täis otsustavust, et nii, nüüd me hakkame pihta ja me hakkame enda tulevikku ehitama. Sest edasi tuleb siin müntide äss. Müntide äss on külluse kaart. Müntide äss minu jaoks tähendab nagu materiaalset küllust, nagu seda, et mul on piisavalt praegu vahendeid selleks, et alustada uut projekti. Palju pikalt olete seda kaalunud ja nüüd on teil nagu vahendid olemas. Te olete väsinud sellest vanast, seda näitab mulle see mõõkade 10 siin. See mõõkade 10, kus mees lamab 10 mõõka on seljast, olete nii väsinud sellest, et ei taha selles vanas olukorras lihtsalt enam olla. Te olete tüdinenud ja tülpinud ja teie õnneks surm lõpetab ära selle vana asja teie elus. Et mingi etapp saab läbi, millest te oletegi nii väsinud, et teil on hea meel, et see saab läbi. Teil on tõesti hea meel. See on lõpuks läbi. Ma olen piisavalt saanud. Mul on nüüd praegu seda küllust. Mul on nagu tahtmist. Mul on siht silme ees. Ja teil on siht silme ees, teil on tahtmine minna edasi. Te olete sellest vanast olukorrast nii väsinud ja surm lõpetab selle ära. Nüüd tuleb võtta kokku enda julgus, sest siin on kohe narri kaart, mis tähendab uut algust. Aga teil ju ongi juba plaanid, uued projektid on teil juba peas olemas. Selle nimel te olete näinud vaeva, teinud tööd, kogunud endale vahendeid, võib-olla ka äripartnereid. Nüüd on vaja lihtsalt astuda see esimene samm. Ja see narr räägibki seda, et teil tuleb uus algus, uue projektiga, millega iganes oma elus te teete algust. Teil on vaja leida see julgus endas, et astuda see esimene samm. Te astute selle esimese sammu ära ja siis hakkab see teie ettevõtmine. Hakkab nii meeletu kiirusega liikuma, et te nagu ei suuda ise ka uskuda, sest siin kõrval on kaarik. No kaariku kaart räägib seda, et see läheb lihtsalt nagu väga jõuliselt ja väga kiiresti toimub liikumine. Et see kaariku ees ei ole mingid tavalised hobused, need on väga kiired, need on väga jõulised. Nad tõmbavad selle teie projekti nii kiiresti käima, et see on nagu lumepall, mis hakkab veerema. Te teete pisikese plaani, teete pisikese sammukese, panete ühe pisikese pallikese veerema ja te ei jõua ringigi pöörata, kui sellest pallist on saanud mingi mägi, mis võib täiesti lahti päästa laviini, et vaat niisuguse kiirusega hakkab teie see uus idee tööle. Mis iganes see on see teie isiklikku elu puudutav, on see kuidagi teil mingi tööga seotud asi, mida te olete mõelnud ja tahtnud teha ja nüüd on lõpuks aeg küps sellega alustada. Ja viimane kaart selles on mõõkade rüütel. Mõõkade rüütel ütleb, et kui te olete nüüd sellega alustanud, siis kõik töö, mis te olete plaaninud sellesse nädalasse, see kõik töö tuleb ära teha, et ei tohi nüüd lõpetada enne, kui kõik see töö on tehtud. Tehke siis ära see töö, lõpetage ära see vana asi, võtke kokku julgus, et astuda esimene samm ja hoidke piip ja prillid, sellepärast, et asi hakkab väga kiiresti liikuma, väga kiiresti ja mina soovin teile edu selles uues ettevõtmises, mis iganes valdkonnas see teil nüüd on, siis teid saadab lihtsalt suur edu. Ja mul on hea meel teie üle. Olge edukad oma uues ettevõtmises. Et soovin teile tõesti seda otsustavust astuda see sammukene. Ja kõik lähebki väga kiiresti. Teile endalegi väga ootamatult kiiresti lähevad asjad liikuma. Et olgu teil üks väga tegus nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsib, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida.
ja kohtume järgmisel nädalal.